Juhan! Küll on korra lagedus. No oli seda autolahkat täna just siia vaja. Nii kui kohale törsutas, panid mehed nagu kiili jooksma. Kes parandab saabast, kes kella, kes pead. Ei, Kaarel! Kuule, jäta nüüd õhtaks ka midagi. Pane pudelile kork peale, katsu siia tulla. Vaata, Kaarel, kuule, ole hea mees, tassi need 3 viimast kotti otse lauda juurde. Proovime kohe tõukarja peal ära. Vaata, üks kott läheb mullikatele, üks vasikatele ja see 3. las see jääb tõupullile. Segagu muule kördile hulka. Ja vaata, et see lehmadele näkku ei hinga. Muidu mõtled, et meil on juba lõikuspidu ja hakkavad uudse vilja välja ammuma. Prima kaup. Mine või ise lauda toidule. Sellest tuleb ehtne kõrt ala muu. Satuline kurat. Kaarel! Kuule, Kaarel! Vaata, selle segatise peaks enne veel korra uhmrist läbi laskma. On teine liiga tükki jäänud. Sa issand. Ära sa nii suurt pattu küll enda hingemale võtta, Joosep. Või pattu? No ega ma sinu pärast usklikuks küll ei hakka, ära seda mitte loodagi. Toots, ma seletan sulle kõik. No mis siin seletada, see ju silmaga näha. No mis asi see näha on? Vurlesid hakatakse juba linnas kottide kaupa hävitama või mis? Kuidas hävitama? Mis sa arvad, kui siin kotiga tõupullile ette visatakse, siis see läheb härdaks ja lapsendab su ära või? Brat, varsti oled kõrt, ära joerha muu. Ma ei saa aru, mis kõrt. Mina olen ju inimene. No kus see loom seda teab, kui meil endil veel asi tume on? Joosep, ma tulin maale, et sa aitaksid mind jalgadele tõusta. Ei tõsta ma sind kuhugi. Istu aga vagusi tagasi. Näed, vaata, näe. Saatekiri on siin. Mis asi? Näe, saatekiri. Vitaminiseeritud söödajahu. Ja pea meeles, Joel, mina ei ole mingisugune riigivara raiskaja, kes hakkab vana tutvuse pärast üht täit kotti kõrvale mehkeldama, et ühte tühja koolivenda päästa. Nii et rahu sinu hingele ja tervist minu tõukarjale. Aamen ja kotti su kinni. Oota, sa issand Kristus, ma mõtlen ära kurat janda, ma mõtlen, Joosep. Ole vagus ja ära närveeri. Meil puhas punane tõukari, sa peaksid neile klappima küll. Ja vaata seda Antvergi rämpsa sul ju veres on, aga kui lojustel öelda, et okupatsiooni aeg oli vahepeal, ehk siis lepivad. Mis sa õiendad? Ei no kui tuleb, siis tuleb ikka uksest ja aknast. Keda? Mina igatahes tulin autotopiga. Ja autokotiga. Mitte autokotiga, vaid autotopiga. Usu, Joosep, see kuramuse autotransport on meil üks viimane rist. On viimane küll, aga ikka kohale jõudsid. Ja kohale. Kui sa teada tahtsid, ma tulin 5 masinaga. 5 masinaga? Jõukas härra. Ja siis käisin veel igavene pirakas maad jalgsi ka. No üks saksad ikka vahepeal tuulutavad ja kröönetavad. Ja küüned läksid küll. Ja jalad on ka rakkus. No aga mis parata? Vaata, linnas läks elu nii veidi omapäraseks, no. Sa vaata, mis nad minuga tegid. Näed, nad on sind päris nudiks püganud. No siis on ikka tõsi, et varsti on punased põrandaarjad müügil. No sa ei tead hinda või? Mis hinda? Tuli veel peale maksta. Ja siis saadeti veel 10 päevaks asumisele ka. Ja siis asutasin ennast maanteeservale. Käsi topiga püsti. Ise kallutaja, sohver, noris viina ja kallutas mu maanteekraavi. Siis tuli üks krusa vasikatega. Kui sa tead, need olid niisugused nahaalid, et lakkusid mul särgi seljast. No siis tuli mingisugune tsistern. Juht ütles, et ees ruumi ei ole, aga kui ma ennast pikali viskaksin, siis ta tõmbaks mind slopiga masinasse küll. No saatsin ta põrgu ja panin kondi auruga edasi. Ega ma mõni paravossi ei ole.
aur sai otsa. Ajasin jälle käetopiga püsti. No siis see krusa mind peale võttiski. Pidin kottide vahele kõhuli viskama ja kõrvad hästi kikis hoidma. Et kui inspektor peaks masina peatama, siis olgu ma kadunud nagu... Ma ei julge öeldagi, mis asi. Issanda ihust. No kõrv oli mul kikis küll, aga ihu oli mul nii ära vintsutatud, et silm vajus kinni. Ja edasi läks kõik pagana kähku. Inspektor tegi topp ja mina hüppasin vupsti tühja kotti. Siis veel inspektor käratas, et mis kord see on kotisuu kinni sidumata. Siis tundsin hirmsat viinalõhna ja kott tõmmati pea lähevalt kokku. Õhku jäi ikka vähemaks ja mõistus kadus hoopis ära. Ei tulnud ennem tagasi, kui sina oma kämmultega minu pea lagis sorrisid ja mind umbrisse tahtsid tõugata. Ole naljakas lugu küll. Võtab kohe silma märjaks, kui näo vastu tuult pöörata. No eks sa siis pööra, kui sul süda muidu pehmeks ei lähe. No küll mina juba tean, kuhu mina oma näo pööran. Aga mida sinuga peale hakata, vaata, see on veel üks tume maa. Mina ei saa aru, mis siin siis tumedat, no kui päike paistab. Kuule, kas sind saadeti linnast välja või mis? Mind? Ossa issand. Maale saadetakse üliõpilasi ja koduperenaisi. Mina tulin vabatahtlikult. Joosep, sa koolivend, sa ole mees ja räägi oma esimehele ära, et nii ja naa ja ma panen siin nii mõnegi asja käima, nii et... See ei tule kõne allagi. Esiteks on meil esimest täie aruga, teiseks kõva käega, nii et võime veel mõlemad saada. Ja kolmandaks Kaarel tuleb kohe kolmandale kotile järele. Nii et on sul midagi sugulastele edasi öelda ka või mis? Sa istan, kuule, Joosep, ära sa Kaarlit küll siia lase, ära lase. Ütle, et ta nägi ennast kahekordselt. Joosep, ma teen sulle soru välja. Ma teen sulle selle Peloje krepkoje. Oot, rubla on siin. Ole sõber. Pane oma rubla ilusasti tagasi. Ei ole siin Kaarlit ega kedagi. Selle endal juba suurem soru ees. Mis ta siis mängid nii teise inimese närvidega? No ma niisama. Ma tahtsin ainult teada, kui kõrgelt sa oma väärtust hindad. Nii et üks rubla. Ja hindan kõvasti. Mis sa õiendad? No hea küll, Peloje krepkoje. Ma katsun esimega rääkida. Aga pea meeles, kui sa mul midagi siin vembutad või tembutad, siis karva sult enam võtta ei ole. Siis tuleb kohe naha kallale minna. Minu käsi selle peale, Joosep. No sellega katsu esialgu oma südametunnistus üles otsida. Ja nüüd kotisuu kinni. No kuule, ma katsun sind kuidagi vaikselt oma äärbre juurde toimetada. Eks me seal nuputa midagi edasi. Vaata, külavahetee on auklik, aga eks raputamisega on nii mõnigi asi paika läinud. Võib-olla saab sust veel tõesti inimene, mis... Sa issand, sa kahtled veel selles koolivenda. No elame ja näeme. Töö tegi ahvist inimese. Kes seda ütles, Jörn? Seda Joosep Toots. Lollpea. Ja meeles Engels. No esialgu tundub küll, et meie karjafarm suureneb ühe pea võrra. Kentuki lõvi hakkab siis nüüd mitte millestki midagi tegema. No, lähme! Mine, no mis... Ära osta põõrsast kotti, ära võtta noored naist, ära kuhjast nõela otsi. Ära korja kopikaid, kui ostad põõrsakoti, pead hoolega passima, sest muidu võid koju sa jõuda, hoopis kirju kassiga, seepärast ära osta põõrsast koti, ära võtta noored naist, ära kuhjast nõela otsi. Ära korja kopikaid, kui võtad noored naised,
siis noorelt pead lahkuma ja elus teist kolmandat korda pead pulmi pidama, seepärast ära osta põrsast kotti, ära võta noorelt naid, ära kuhjast nõela otsi, ära korja kopikaid. Kui kopikaid sa korjad, siis rullakord kätte saad ja jällegi tuleb sul minna põrsast ostma kotiga. Seepärast ära osta põrsast kotti, ära võta noorelt naid, ära kuhjast nõela otsi, ära korja kopikaid, ära võta noorelt naid ja ära osta põrsast kotis. Mis siis on, noh? No mis see siis nüüd on, mis või? Mis te naerate? Mis jälle ajate oma jonni või? No mis asi see on, noh? No mis lugu see on, noh? Mis laul, Valsi laul sa püha, mis sa teristad, mis sa teristad, Valsi laul sa püha, issand, kas teate, see ei ole valsi laul, see on tuuda, luuda, lutt. Vaat, mis asi see on, mis te naerate? Ma ütlen teile viimast korda, kui olen mina klubi juhataja, siis suunan mina, juhendan mina, kasvatan mina, juurutan mina ja ju, mis sa tännitad, ja juurin ka mina ja tee tuuda, luuda, lutt, mina juurin ka välja, pange tähele, jah, kuule ütle, mis asja sa piuksud, mis sa naerad, kui tema piuksub, ma ütlen, mis sa piuksud, laulad püha issand, tema laulab, seda sa lase palju madalamalt, no see teeb moodsat häält, teed nii nagu hääl oleks ära, tee neiu häält, saad aru, noh, sa püha issand, kurat, pead meile ette ka veel näitama, 1, 2, 3 korraga ja läks! Võta nüüd, Stopp! Vaat niimoodi peab olema. Ja kas teate, ja ma ütlen teile viimast korda, et enne me lõpeta, kui asi on selge. Niimoodi, 1, 2, 3 korraga ja läks! Sa pühaga saad sinna, vaat viimased närvid ma minema sinna. Kas sa näed elus ja terve? Kisa oli küll niisugune, et kas nüüd tapetakse siga või meie kunstijüngrit, aga tuleb välja ikka siga. Jah, ei tapetasin mitte kedagi. Likvideerisin väikselt kultusaegset muusikat. Tuuda, luuda, lutt, no ütleme, mis asi see on. No hea küll, tuuda, luuda, lutt. Kuidas õhtuga on? Kava on koos. Külalised sõidavad veel natuke majandisringi ja varsti ongi otsaga siin. Ja kus sa ukse värvimiseks värvi said? Ei kuskilt. Silt uksel, et ettevaatust värske värvida, see on nii ettevaatuse pärast, et nad siia sisse ei trügiks. No kohendasin siin endale ja põrsale natuke elamispinda ja kuhu need külalised veel panna siis. Kas tead, Joosep, pidu tuleb nii-öelda vabas looduses, värske õhu ja õllega. Ja siis lähete istute lauda ja siis tuleb pidu suitsu ja viinaga. No hea küll. Kus peokava on? No mis asja sa kibeled, no oota nüüd. Ürituste programm on tihe. Kõigepealt mina riputan üles need 2 plakatit. Muuseas, ma ise tegin. Esimene plakat, näed, töötemaatiline vasikas ja tekst on niisugune. Tahan kasvada suureks. See on ju vana loll plakat. Mis see? Pane ikka midagi päevakajalisemat. Asoo. Nii see on siis vana loll plakat, jah. No siis ma panen uue teksti. Vaata, ma panen nii, et tahan saada kohe lehmaks. No siis pane tahan saada kohe elevandiks. Osa tead, sa ära sega loovat mõtlemist. No näed, teine plakat on nii-öelda, kuidas öelda, meelelahutuslik, sporditemaatiline. Vaat nii, üleval on kiri, kõik pühapäev ette. Vahepeal on vesi ja all on kiri, kõik pühapäev eest välja.
Veest välja? Milleks see? No kuidas milleks? Aga pärast jäävadki vette, kes siis vastutab. Selge. Edasi mina riputan üles näed stendi. Need on kolhoosi näitad. No, mis 68, 102, 110. Mis udu sa ajad? Need arvud sa oled laest võtnud. Ausõna ei ole, Joosep. Ei ole. Need andmed on täielikult pärit siit kolhoosist. Need on ühe minu kundekeha mõõdud. Seda stendi sa välja ei pane. Hea küll. Kui sa tahad, siis ei pane. Kuid sa ära siis pärast süüdistad, et klubi juhataja ei tule tööga toime. Nii, edasi. Nüüd esimene üritus. No? Kell 14.00 viib Muraka Kaarel inimesed rahvamatkale. No nii-öelda patseerima, saad aru? Rahvamatkale? Muraka Kaarel? See võib ainult viina järele patseerida. Kuule, kas sa tead, ma ütlen sulle ära segakultuurilist ürituste valgustab. Sa kuula. Muraka Kaarel viib läbi rahvamatka marsruudil. Esimene kontrollpunkt Lepikupood. Teine kontrollpunkt Mäeliku puhvet. Ja kolmas kontrollpunkt on Vihukse söökla. Seal antakse embleemid väike kõnekaarli poolt ja autod toovad kõik siia pidusse tagasi. Selge? Mehed patseerivad need punktid läbi, aga naised? Naised põrutavad kohe järele, see on vakt. Kas nad siis mehi üksi seda teed minna lasevad? Eks ole ehte plaan? Ei no nuppu sul on. Niimoodi. Edasi kell 18.00 viime läbi seltsimeeliku kohtuistungi. See on selle putasassi asjas. Sa oled hulluks läinud või kohus enne pidu? Ja, Joosep, olude sunnil. Sass on mul aktiivne isetegevuslane. Laulab kooris, tantsib rahvast, teeb näitemängu, akrobaatikat, nii et tema tuleb enne pidu teiseks inimeseks igal juhul teha. Ta ise veel eile vintis peaga ütles, et kui teda jälle inimeseks ei tehta, siis tema pidusse ei tule. Saadab kõik kuradile ja läheb naaberkoloosi varmi juhatajaks. Ega me ei saa siis last nii kriitilisel momendil solvata. Last? See 18-aastane mehemolkus sõimas Alevis toorelt ettekandjat. Las vuntsib nüüd 10 päeva prügikast. Sa püha taevas. No kas sul siis kolhoosi au ei ole mitte sugugi kallis? Sa kujut ette. Pidu läheb mokka, külalist ees jääme narriks. Kolhoosi isetegevus hästi ja nüüd prügikast. Ta võib vihaga joomise maha jätta. Ja kust ta siis selle inspiratsiooni saab? Ei, Joosep. Mind paluti pidada putasassile kaitsekõne ja mina pean. Oota nüüd, sa kuula. Kuula nüüd. Kaitsekõne. Kes on süüdi? No mis asja sa naerad? Meie ees istub noor, peaaegu alaealine kollektiivi liige. See on Putasass, Aleksander Puta. See kolhoosi noor ei jäänud linna karjääri tegema, et tõusta seal mingiks juhatajaks, insenääriks või sveitsaariks. Ei, ta tuli oma kodukohta tagasi. Ja nüüd süüdistatakse teda rumalate sõnade pruukimises. Jah, ta tegi seda. Aga küsime tema käest, kas tema teab üleüldse nende sõnade tähendust. Küsime. Mis asja sa naerad? Küsime temalt, küsime. No ütle Putasass, kas sa tead või ei tea? Ütle julgelt, me kõik usume sind. No näete, raputab pead, muidugi ei tea. Ja kust võibki ta teada? Kuna ta töötab kunstlikus tõulavas tallipoisina. Tema noorus on juba varakult pettuste kibedasse atmosfääri sattunud. Ja kui ta siis kibestunult ongi öelnud mõne rumala sõna, siis on ta neid sõnu kuulnud ei kuskilt mujalt kui meie endi vanemate inimeste käest. Nuta, siis läheb kergemaks. Aidake ka teie kaasa, sassi tädid ja tuttavad. Me kõik, sa kurat, ma ei saa. Me kõik
tunneme sassi kui alati abivalmist noorukit. Palju kordi on ta oma vanemate töökaaslaste soovil asula poe vahet jooksnud. Tihti suurest väsimusest tuikudes, kord isegi kraavi põhja magama jäädes. Nutta, sass, nutta, ei läheb kergemaks. Seltsimehed, võtame üksmeelselt vastu otsuse. Mitte kunagi enam pruukida ühtegi rumalakõlalist sõna, enne kui me ei tea selle tähendust. Järgnevalt kuulete meie naisansambli esituses laulu Pruuni Kruuna Jenka, solist Aleksander Puta. Kuulsid? Kuulsin. Edasi tulevad lilled ja õnnitlused ja... Lilled? Kellele need siis? Aga loomulikult sassile. Õnnitlused ja lilled teevad inimese alati paremaks. Tead sa mine oma jutu kõige kassi? Joosep. Sabal. Võt sinna võib. Kus peokava on? Siin, oota. Niisiis peale... Ma ei saa. Niisiis peale Puta sassi väike vaheaeg ja kell 20:00 algab kontsert. Esiteks Muraka Kaarel räägib oma reisi muljetest äsja lõppenud rahvamatkalt. Edasi tuleb ilu lugemine Puta sassilt. Siis naisansambel üksinda. Siis naisansambel sassiga. Siis sass ilma naisansamblita. Siis orkester ilma naisansambli ja sassita. Edasi teevad perekond Putat koos sassiga akrobaatikat. Kokku 7 üritust. Ma saan aru, vaata veel oleks vaja tead midagi sellist, mis on seotud tööprotsessiga. No siis pane veel salongtants lüpsi. Kuule, ma panen siis kohe juba ballettlüpsi. See on nii-öelda massilavastus ja see läheb kähku. Üks proovi asi kombes, neil ju lüpsmine selge. Ja siis pane veel pada tagumine ja... Pada tagumine? Ei, seda ei saa. Seda ei saa, see on tootmisvahendite rikkumine, seda ei saa. Naer, see on tehniline kontroll. Siis pane koti jooks ja kartulikoti kvaliteedi proovimine. Saa aru, Joosep, enam ei tohi mitte midagi juurde panna. Muidu jahtuvad toidud laual ära. Ei saa peadki soojaks, kui sul juba külm siapea laualt otsa jelitab. Mis sa saad aru siis? Aga kava on üldiselt, nagu ta mõtleme, mastaabne. Noorust on vähe rakendatud, kõik peaaegu pensionärid. Sa elde taevast. Sa oled nagu eile sündinud. Praegu on maal kõrgtööde periood. Kõik vähegi tugevamad ja hakkajamad on ju mobiliseeritud rajooni suve Spartakiadile. Ma panin veel plakatigi välja, et sport kuulub noorusele ja töölinna sehmidele. No, hea küll, jäta see kaagutamine. Õhtu eest vastutad sina. Täielikult. Ainult, et peo viib läbi sassi. Oota nüüd. Oota siin. Ma pole veel jõudnud siin täielikult töö planeerimise sisse elada. Täna jooksid mitu töö otsa sopsi kokku. Õhtuks peaks veel Sigalasse minema öövalvesse. Vaatame, et Emis põrsastele liiga ei tee. Nii-öelda kohakaaslus, enda initsiatiiv, pluss rubla millegi. Ja laialt võtad ette. Jah, võtan küll. Inimene ei tohi elu peale kitsalt vaadata. Näed, brigadirid juba kaebavad, et meelitad naisi oma õmblemisega töö juurest ära. Sa püha taevas. Aga ei tea, kust kohast mina peaksin neid hiisi tegevuslasi siis võtma. Ega siis naised või alasti festivaalile minna. Ja, naised lähevad festivalile ja sina muudkui paned padajani vesti vahele. Altuura pluss kilo võid, on nii või? Või on vähem, mis? No kus ta siis vähem on? Ega see poest pole saadud. Ikka oma 50 grammi rohkem ka. No, naera. No mis seal ikka, ma pean minema. No nii, kohtus saame siis kokku. Oi, kurat, ära sa nii küll ütle, sa ehmatad ära. Oi, Joosep, mul oleks sulle üks väike palve ka. Vaata peale kohut, kui ma olen Putale asjad kõik ilusasti üle andnud. Tule näita mulle momendiks seda Sigala värki, mis vaata asjasse tuleb nii nagu öeldaks, sisse elada ja ma ei tea isegi,
kus need kärstninad pesitsevad. No mine nii nagu vanasti, ikka lõhna järgi. Jah, lõhna järgi. Sul on hea öelda. Ise oled neist individuaalid nii puhtaks poleerinud, et ei ole see lõhna ega kedagist. Ja hommikul proovisin minna lõhna järgi. Ilmatuma maa käisin ringi ja lõpuks jõudsin klubi kemmergu juurde. Ei no sul siis vähemalt põhitöö kohta tulekuks on orientiir olemas. No laada, ma võin su õhtuls kohal ole mureta. Aga sa vaatad siin kõik libedasti jooksed. Ära muretse. Lõppu ma panen veel ühislaulu õnnest ja armastusest. See, et I Rosemary, I love you. I love you. See on Ameerika keeles. Ja napsulaudade juurde ma panen sildi, et siin töötatakse traumadeta. Oi siginad, oi saginad, siin aetaks pidu püsti. Näe juba poisid tragimad on vaadist võtnud lusti. Terve nädal tehtud sai ja kuivatatud kurku. Nüüd algab tants ja tramburai, nüüd jäädaks naiste võrku. Oi siginad, oi saginad ja naiste naerul laginad. Terve nädal tehtud sai, nüüd algab tants ja tramburai. Oi kihinad, oi kahinad, siin võetaks mehi lõksu. Need pilgud poisse jahivad ja kontsad löövad kõpsu. Ei põrutata polkasid, jood ümber piharisti, sest igas külakolkaski nüüd tantsitakse twisti. Oi siginad, oi saginad ja naiste naerul laginad. Terve nädal tehtud sai, nüüd algab tants ja tramburai. Oi siginad, oi saginad, siit mehe saavad tragimad. Oi siginad, oi saginad, siit mehe saavad tragimad. Oi Joosep, missugune ruum. See pole siia laud, see on tempel. Õieti öeldud. Ja need kõik siin on templi elevandid. Nagu ma poleks ennem elevanti näinud. Aga pirakad poisid on küll. Ja üle 200 kilo. Notsu. Kuule, Notsu. sa ära nutsuta neid, ole viisakas ja räägi vaiksemalt. No, räägi vaiksemalt. Nad ei tee väljagi, et ma siin olen. Nalja mees. No miks nad sinust? Nad on palju suuremaid saksu näinud kui sina. Ja suuremaid, aga nad pannile lähevad ikkagi. Jõerg, ennem lähed sina pannile. Need Jõerg on pühad loomad nagu Indias templi elevandid. Ei, neile julge keegi nuga külge panna. Tapamajas saavad rabanduse, kui neid näevad. Aga sa saarab plära. Notsu. Kuule, ära nutsuta. Notsu, ära siga. Ära nutsuta. Saad aru, nad pahandavad. No, vaata eriti see 300 kilone. See on viimase 3 kuu jooksul 7 korda mitmes linnas käinud. Juba täitsa turist. Saab aru ka, mis räägid. Kas sina arvad, et ma loll või? Miks neid siis vastu ei võeta? No mis muud, kui rahval on lihast kõrini, mis muud? Aga hea elu on neil siin küll. Sa vaata, solk jookseb kohe elektriga ette. Sina muudku losuta ja söö. Mina pean sööklas ise omale ette tassima. Vaat, kus naer. Tema võrdleb ennast templi elevandiga. Joosep. Mis sort siin sulus on? Need on juba kergema kaalu saksad. Pirnisead. Kuule, kas sa tead, ma ütlen sulle lõpuks jätta oma plära. Tore mees, mina pläran. Kui on olemas ploomirasv, miks siis ei või olla pirniliha? Või kaalika Joosep, eks? Vaata, Jõerg, pirnisiga tähendab seda, et tema liha läheb seistes kogu aeg paremaks. Just nagu pirn. Saad aru? Ma saan aru küll. No näed, arvata võib. No Jõerg, näed, see siin ongi sinu hoole ja valvealune. No, asu siis töövalvele. Notsu. Oi, Joosep. 13 põrsast. Põrsast tähendab õnne,
aga number on siuke, et... Pole midagi. Hoia ka silm peal. Vaata, muidu magad veel ise põrsa maha. Ma tulen ise hommikul varakult vaatama. No siis selgub, kas sust saab üldse põllumeest või mitte. No hea tööd. Hea tööd. Sa issand. Tema tuleb hommikul vaatama, kas minust saab põllumeest või ei saa. Aga on ikka kuradi elu küll. Teised hakkavad hangirjad silmu ja muud tavaari kõhtu lükkama, aga sina passi siin nagu igavene loll. Ei tohi mõelda ainult isiklikule. Tuleb mõelda ka sellele, et 30 ööd, rubla öö, see teeb välja midagi üle 25 rubla ja see on ka midagi. Issand, kui igav. Nad on kõik siin nii seamoodi ühte nägu, individualiseerimata, ilma oma palgeta. Vaata, kui mina oleksin ikka kolhoosi esimees, siis ma issand, kui mina oleksin kolhoosi esimees, ma ütlen, ma ei ütle kurat mitte midagi. Ma ütlen, tead siis, siga oleks seast vaimustuses ja lammas ulataks abistava käe. Kui mina oleksin kolhoosi esimees, siis mina Hallo? Siin kolhoos Tungaldera võit esimees. Ja, esimees kuuleb. Just nii. Mina ise. Kannan ette. Tund aega tagasi olin põllul. Isiklikult juhatasin sõnnikuvedu. Kuulen. Ja, juba alustasime heinatööga. Ja. Meie kolhoosis tehakse kõik tööd enneaegselt. Ja, ka vasikad, 100 tükki, kõik enneaegsed. Kuidas? Otra. Ma kohe kontrollin. Joosep! Palju meil otra on lõigatud? Ega ei olegi lõigatud. 2-3 hektarit on. Selge pilt. 23 hektari. Ja, tõsi jutt. Hea. Teie oma direktiiviga 6. selle kuupäevast, et põldudelt oleks viivitamatult koristatud Rakvere raibe. Kannan ette. Käisin isiklikult põllul. Mitte mingisugust raibeid seal ei olnud. Ainult üks surnud vares oli küll. Ja see koristati õigeaegselt ja kadudeta. Ja. Kuidas? Mis asja? Kuulen. Oi, jampsuulan. Joosep, meil ujuvad kohe selga mingisugused prosektorid. Sa lase kohe lauda esine siledaks triikida ja et ühtegi kortsu ei oleks. Ja ma ei saa aru, miks siin nii pime on. Akna all on sõnniku hunnik. Sa püha taevas, kohe ära vedada. Selge. Oota. Ma ei las olla pealegi silma all. Muidu tassivad veel viimaks laiali. Ja lase kohe tee äärest oder maha lõigata. Selge. Ja võta mõõt ka ära.
saad aru, et palju saab? Aga kas ma mõõdan sentnerites või sentimeetrites? Kuule, mina mõtlen, et mõõda sentimeetrites. On arusaadavam ja ära mõõtmisel koonerda. Selge? Selge. Kas tead, löö meestele sõid selga? Ma ei saa aru, kus kurat see supervasvat on. Ikka pole veel ilmunud. Juba ammu kohal. Juba ammu kohal? Kus kohas ta siis vedeleb? Tulgu jalamaid siia. Ta vedeleb raudteejaama juures Kuudas. Sa püha issand, see polegi siis inimene või? Ega ei ole küll. No, ja veel? Ja veel, ikka veel. Kas sul omal pead otsas ei ole või? Hoia laumeestel silm peal. Selge? Selge, saab tehtud. Ma pööran neil pintsakut pahupidi. Pööra. No, ja mis muidu küla peal uudist? Jutusta nii oma algatuse korras. Signaliseeri. No, mehed palusid hankida Jõgeva kollast. Jõgeva kollast? Sa püha issad, no on alles kõrid. Oi, Jõgeva kollast kah veel neile vaja. Vaata, pealinna valge ei kõlba enam. No mis veel? No kuhu lehmad panna ja sead on näljas vinguvad. Kuhu lehmad panna, sead on näljas vinguvad. Kas saada nad siia? Selge. Kas kõik või üksikult? Saada üksikult. Igale seale peab olema oma lähenemine. Selge? Mene. Oota, tule tagasi. Ma unustasin need külalised või need turistid ära. Hea küll. Telli pealegi seda Jõgeva kollast. Ja kas te põrruta paar pudelit sampust ka otsa vast läheb? Mene. Selge. Andke Tallinna. Siin kolhoos Tungaldera võit esimese. Kas teate, meil on vaja kiiremas korras neid, mida nüüd ongi, neid näitlejaid või lauljaid või? Jaa, me anname külalistele niisuguse kontserdi, et ohohoo. Keda? Ei taha. Te kujutage ette, meil on puha saksa masinad ja te tahate meile sokutada kodumaa artiste. Ei lähe. Kuulge, kas teil seda sumakad ei ole või? Ei ole. Sa vaata, kus on põmakas. No saatke siis üks komplekt brasiillasi. Ei, kuulge. Veel parem oleks üks tubli ports poloneeslasi. Jah, ka ei ole. No kuidas? No hea küll, mis teil siis seda lõppude lõpuks on siis? Kas teil Beatli poissi on? No neid, kes löövad poole tunniga asjad ümaks, no. Saab püha taevas. No teilegi siis vähemalt Pariisist välja see kihvt laulja. No see kihvt Fontaine. Püha issand. No hea küll, saate siis kas või Saljapingi. Aga olgu kohal ja mina lõpetasin. Saab püha taevas. Vaata, mitte üht lõunamaist erootilist lauljat ei saa. Allo, kas lehm on kohal? Ajage ta sisse. Kui ma ei eksi, siis seltsimees, oi kurat, Piimik Lillik, jah? No, mis sa teie ettad? Mida teie ettad? Ütle julgelt sina. No istu, ole hea, istu. Kuule, mäletsesin nii kaua sinuga. No võta. No võta, viska. No kuule, võta, viska veel. Ei, see 2 lõuad ei tee midagi. Tead, see on nii, 2 sõra eest. No viska. No hea küll. No, mille üle sa siis nüüd kurdad? Asoo. Või nii, et koresööt jäi põllule, jah? See on paha lugu, jah. Paha lugu küll. Nüüd on kaugel söömas käia, eks ole? Mõistan. Aga sa tead, see on teise brigaadi süü. Nii et sa võta nemad nii sarved otsa. Julgelt, nii. Oma algatuse korras. Selge? Saa nüüd aru.
laut ei saanud valmis sellepärast, et uus objekt tuli vahele, selge? Mis asja? Juba kolisite? Kuhu? Missuguse lauta? Vesi sees? Elekter ka? Lain ka? Ainult pinda vähe? Ikka mene topu niisugune. See pole ju laud. Laudast on alles vundament valmistab püha eest. See on ju minu individuaal. Jalamaalt käsi välja. Vait! Mis asja sa sinatad? Mis sa sinatad? Täisverelist piima sa jännaga korterit nõudmas käid. Lüpsjad kaebavad, palgad veiksid, piima ei ole, lehmad kinni. Mis kuradi kui loosi leht saad, kui sa kinni jääd? Ma ütlen, et te olete homsest päevast mul kõik lahti. Viimaseni. Tulen isiklikult ja lüpsan. Ja vaadake te siis mul. Saadan põllule paranduslikele töödele. Ajan karva maakirjad sabad sõlme. Hea küll. Hea küll. No läksin ägedaks. Ärg nutta. No kuulid, no. Võta viska veel. Ma pane veel üks lõuades, no. Põrd. Saa nüüd aru. Ei tohi egoist olla. Sa mõtle lüpsja peale ka. Ta oli isegi elukirju. Lahutatud. Poiss kinni. Ja kui sina ka nüüd veel kinni jääd, no mis siis tuleb? No hea küll. Ma pesta seda. Ärge võtta südamest, jah? Kõik head. Pole midagi, jah? Individuaalselt peab lähenema juht nii noorele kui vanale. Individuaalselt peab lähenema juht nii kukele kui kanale. Kollegiaalselt peab kasvatama juht ja ikka leidma nõud. Mehega räägi mehe moodi, siaga röögi sia moodi, kaladega kaaguta, kontrollidega kooguta. Mehega räägi mehe moodi, siaga röögi sia moodi, kaladega kaaguta, kontrollidega kooguta. Kas vaiksemalt ei saa või? Ma ütlen sulle viimast korda. Ega sa kodus ei ole? Rõi poole häälega. Kes sa üleüldse niisugune oled? Püha taevas. Või kohe nii enesekriistiliselt. Või kohe siga. Sa tead, mis ma sulle ütlen? Vaata siia häält teed sa küll ole, ega siga sa küll ei ole. Sa saad rohkem listakala. Sa liigu rohkem värskes õhus. Uju rohkem. Mängi seda ungvei ping-pongi. Ma ütlen sulle ära kisenda. Ma kuulen küll. Pühi ennem oma kerstpuutas, kui esimehega rääkima tuled. Kas tead sina ära ähvarda? Kuuled, uus pind ehitati poegivate leebistele. Mõistad, sina ajad oma tervist ja viguurini toota ja kaebada pole see mett meile küle. Püha taevas. Mis siis mina olen süüdi, et mõni individualist see vormi leiba või? Sa ära mind süüdista. Nagu kombiini ka, kes siin keelab. Sa püha issand. Või tema tahab remontsiaks saada. Tahad kvalifikatsiooni tõsta. Aga sa tead, viimaks tahad veel sotsi ka sõita. Täitsa hull, täitsa siga. Sa vaata enne peeglisse, kui midagi nõudma pole. No kaeba, vingu, küll sa pärast kahetseda. Ja pea meeles, ma hakkan varsti hoopis meresigu kasvatama. See on palju tulusam. Saad sule sappa ja meil on rahu majas. Selge?
kättega kallale. Sina välja. Siga see on tore loom, ainult sant talise loom, kõiki sööb ja hästi kasvab, kuid ruttu läheb rasva. Siga see on tore loom, ainult sant talise loom, silueti ta ei loe, ei tea, et sale on moes. Dieeti pidama ta peaks, harrastama sporti, koloosirahva meele jaoks minema eksporti, jääma ausa seana peekonite klassi. Vaid need, kes piiri peavad, saavad välispassi. Siga see on tore loom, ainult sant talise loom, kõiki sööb ja hästi kasvab, kuid liig ruttu läheb rasva. Kuid liig ruttu läheb rasva, 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 kuradi ruttu läheb rasva. Lenny Tunlan, jodu Connelly. Don Connelly. Välisturist ongi juba kohal. How do you do? Jõudu tarvis. Jõudu tarvis. Bellami, komori envide. Oh, yes. Die Herr Mäuser und Wirtschaft, Business kann ich Okei, kyllä, business kyllä. Oh, yes. Business, oi, see on kurina prima pintsaka. Vas kostet? Kitsi, sahtsi, hundert, näinud, andsi, purtsi. Oh, nein, welch ein Typus, Connelly. Oh, so ein Manier. Souvenir. Oi, souvenir, oi, danke. Danke, souvenir, prima pintsake. Very good stop. Prima kaup. Du know Kabe, Connelly. Kaabu ka või? No hea küll, ta vai kaabu auku, jah? Oi, sa kindel. Oh nein. Kaproon, neutroon. Oh nein, Sie machen ein Striptease, Connelly. Siis auch souvenir, jah? Anna piip ka. Oh nein, Sie sind ein Gangster, Popoman, right? Oi, püha issand, gangster. Yes, gangster. Gangster Chicago. Oh. Chicago. Oota. Vend Pennu ka. Chicago, gangster. So in Chicago are you? Ein Gangster, Popoman. Kas sul seda näm kummi on või? Oh, no. Oi, püha päevas. Mitä se on? Pilartuvi. Oi, Traksen. Kuule, anna Traksid ka. Ossa prima kaup. Oi, anna Traksen, on varu suvenir. Oh, no. Oota, seisa. So nii suvenir. No, ich kann nicht Püha taevas, thank you. Meine Hosen. Oota, üks moment. Oota, tõmbame su hoosenid kohe kokku. Oota. Näe, võta, näed. See on hea nöör. Hea suvenöör. Vaata, tõmba sellega oma hoosenid kokku ja vaat näed. No nüüd too. Kuule. Tule siia. Ja nüüd lähme, tead see kõu. Lähme vaatame see Eesti siga. See Pegon. Ja pärast me veel paar pisikest Jõgeva kollast ka. Mitte. Seksi, sipsi, unsere Würzi, unser Wein. Mis asja? Kus ma olen? Sa püha issand, sealaudas.
Sa igamine vana siga, ära maganud oma lihase lapse. Sa igamine tõuse üles. No, asi susiseb, ajad juba seaga juttu. Joosep, see ramp magas ühe põrsa ära enneaegselt. Ja kus sina siis olid? Mina juhtisin ja juhatasin. No. Unes või? Täpselt. Ma sulle juhin ja juhatan. Milleks sa üldse kõlbad? Põrsad lased ära magada, peo panid mokka. Kuidas mokka? Aga sass? Kui sa selle sassi nime veel kord minu kuuldes nimetad, siis ma löön sind kaitsekõnega oimetuks. Ma pole seda pätti peale inimeseks tegemist näinudki. Mis sa selle peale kostad? Kunsti surma ja igavene... No usu, Joosep, mina tegin kõik, mis võimalik. No usu. Ega rohkem enam teha polnudki võimalik. Võib-olla ehk veel klubi põlema pista. Seda ei tohi küll teha. Mul õmblus masin ja siga seal. Ma su varjuga enam klubis ei näe. Kuulsid? Ja sead jätad ka rahule, milles nemad süüdi on. Aga Joosep, mis siis nüüd edasi saab? Vaata, edasi lähed siit nüüd tükk maad tagasi. Põllule. Teiste silma alt ära. Sest pärast seda pidu ja põrsast võib esimest sind lindpriiks kuulutada. Sind hakatakse taga ajama, nagu hiinlased ajavad kärbest, mõistad? Mõistan muidugi, ega ma siis loll ei ole. Tähendab, et tatsipau. Tatsipau. Aga Joosep, kõiki saab ju veel ometi heaks teha. No jah, uskuma peab. Siis pea meeles, Jörg, iga kolhoosniku õues võib seista esimehe Volga. Jaa. Kes seda ütles, Jörg? Seda? Engels. Sa loll pea. Pea meeles, Joosep Toots. Kao mu silmist. Ja hommikul kell 5 oled põllul. Joosep, ma lähen kohe. Käib põllul traktor või kombain ja kaeru nad ei söö. Ning mõnes vanas laulus vaid veel kõlab trrr või nöö. Kõik teed on asfalt katte all, käib tööl just nagu boss. Sul auto hüppab istme all, tal järel ping ja toss. Ja nii lähenevad linn ja maa ja rahvast leiba saab. Kongressil poole otsa tõepoolest kiiduväärt. On maalgi mikrolinnajaud, keskväljak trotuaar ning 2-3 pere jaoks üks vann ja pissuaar. Laut lausa täis on masinaid ja lüps ja töö on null. Veel ikka sünnib vasikaid, mis sest et puudub pull. Ja nii lähenevad linn ja maa ja rahvast leiba saab. Kongressil poole otsa tõepoolest kiiduväärt. Käib põllul traktor või kombain ja kaeru nad ei söö. Ning mõnes vanas laulus vaid veel kõlab trrr ja nöö. Nii elu läheb edasi, maalinna toitul sööb. Ning varsti pole kedagi, kes põlgaks põllutööd. Ja nii lähenevad linn ja maa ja rahvast leiba saab. Progressil poole otsa, et tõepoolest kiiduväärt. Tõepoolest kiiduväärt. Masina küljes kinni, aga kõplamine käib ikka veel kondiauruga. Oeks, siin on nüüd sul see mehhaniseerimine. See pole mitte mehhaniseerimine, vaid invalidiseerimine. Oek. Kas sa näed, linnamees on kõigest paar tundi aktiivselt puhanud, aga juba särtsu täis laseb jenkad nii, et saada või rajooni võistlema. Mis sa veel hirvitad? Ise teed teisi sandiks. Mul on praegu ristluud niisugust tuld täis, nagu oleksin valesti kokku pandud.
kõik sinu süü. No, et sa valesti kokku pandud oled, selles mind küll ära süüdista. Ja üldse, mis sa pirised? Ise tahtsid ju põllu virtsafti selgeks õppida. Ja, virtsaft on ta küll. Virtsa on kõvasti ja viimase safti võtad mult ka välja. Nii et täisvärk. No mina poolikut tööd ei armasta. Kui sa teada tahad, siis mujalt töötatakse ikka rohkem juba peaga. Tõsi või? Ja meie künname siin ikka alles traktori ja sahaga. Vaata, mahajäämus on ilmne. See on fakt. Kuule, mis sa selle harjaga teed? Hakkad põldu harjama või? Mis asja? Harjama? Mitte harjama, vaid lupjama. Sa oled pime või näed lupi ämbris? Joira, kurat, sa oled geenius. Mis sa ajas mõtled? Kas sa tead, nii kui agronomilt kuulsin, et oleks vaja lubjata, et nii mul kohe sähvatas. Lubi jari, isiklik initsiatiiv ja läheb nagu mau. Kas sa näed ja oledki peaga töötaja? Kuule, Joir, sa võtad mõnelt mehelt leiva käest, usu, Joir. Absolutistlikult. Kuule, sa Joosep, vaata ka, et sa minuga hästi nii. Mõistad? Ja, mõistan. Püüan. Aga ütle mulle ennem peaga töötaja, miks üldse lubjatakse põldusid? Ah soo. Nii, et miks? Jah. No vaat sellepärast, ah soo, et miks? Jah, et miks? No, ma pean mina siis igat lollust teadma. No ütleme, et tuleb kesk ja sina muudku lupja või tõrva. Ei, no ütle, mis sina arvad, vasta. No vastan ka, mis sa õiendad. Vaata, mina arvan, et eks lubjates ole ikka ilusam ja valgem ja ikka nagu sõnnikusemad kohad ikka korra harjaga üle käidud ja saad aru, selge? Õudselt selge. Aga ütle siis, miks põldusid ei tapetseerita? See on ilmne mahajäämus, vaat sellepärast. Vaata, kui ikka tõmbaks söötis põllule maisi mustriga tapeti peale, issand, eemalt vaadata hiigra effe. Ja, ei no pea sul on ja lupp ja kõvasti täis ka, nii et hapuks ei lähe. Mis sa õiendad? Ise oled sa peast tume nagu see tökat siin purgis, aga teise peale kadeni, mis hirmus. Ai, see ei ole tökat. Vaata, koos pintsliga teeb see kokku äramärkimise automaadi. Vaata, me ajame kõik jumalaloomad koppisse kokku ja märgime ära. Perspektiiviga lojusele tõmbame numbri selga, näed nii. Aga praagile, vaat nii, rist peale. Ära kurat solgi pead. See ei ole solk, see on väärt värv, parafenolüündiamiin. See püsib peal oma 4-5 kuud. 4-5 kuud? Ja, aga sinul püsib kauem. Vaata, sa oled alles värskelt karva ajanud. Sa tead, sa oled üks igavene. Sinu saatana pärast peab mina nüüd hakkama oma pead katma. Eks iga inimene katsu oma puudusi varjata. Nii, et lähed siis nüüd põldu dekoreerima või? Mis dekoreerima? Kuule, Joosep, sa pane mind õige mõne masina peale, mis sa? Vaata, mul see istumisaamed nagu sobib rohkem ka. No sobib rohkem tahtlemata, aga vaata, sina oled harjunud rohkem nii 10 päeva kaupa istuma. Mis sa õiendad? No mida sina ka masinatest tead? Mina? Masinat? Jah. Sa issand, sa vaata. Vaata. Siin on ooratas, jah? Ooratas, siit jalaga näed. Põrra, siit käib süstik, nägid. Ütle, mis sa naerad? Ütle, kuidas tekib õmblus. Kuule, ega mina ei ole rätse. No vaat näed, seal sa nüüd oled. Ise pole rätsep, aga tuleb teisele masinat õpetama. Sa issand. Sa tead, hea küll. Seleta ära, mis kaadervärk siin on. No hea küll, kuule siis. Vaata, kõigepealt on kapitaalsed masinad. Traktorid, kombainid, buldooserid. Ja, need dooserid, ma tean, need aitavad kive lükata, seda ma tean. Aitavad jah, et jälle mõne mehe püksid kividega rässides tirr-tirr ei teeks. Sa issand. No nii, ja siis on igasugused rippriistad. No nagu rippade, rippkultivaator, rippkülvimasin ja täitsa uhi uus 2-prussiline poolrippniidumasin. Puhan rippriistad. Ja. See on hea, et ripuvad.
vaata, siis jää talveks lume alla. Vaata, seal sa nüüd oled oma asjaga. Võivad jääda lume alla küll, ja. Aga ütle, Joel, millal? Põllumees. Ja. Võivad jääda küll. Võivad jääda küll. Aga millal? Aga millal? Võivad jääda küll. Siis kui lumi alt ülespoole sajab. Selge? Vaata, selle peale mina kurat ei tulnud. No näed. No kuule edasi. Vaata, seal on Sarniirne Karjamäkke ja see on seal Sahtkuivati Vissom. No nagu näed, masinate park on meil kahjuks õige kirju. Joosep. Mis on? Vaata, kes need seal on. Näed, kuidas ujuvad põllule, vaata vuha. Need on linnast välja saadetud preilnad. Ära räägi. Vaata, linnas ei viitsinud tööd teha, siin ei lase teistel töötada. Jörg, neid tuleb vaadata ainult eemalt, nagu kärbes kärbse paberit. Kui liiga ligi lähed, oled naksti kinni ja siis pirised nii palju, kui jõuad koos suguseltsi ja ühiskondliku arvamusega. Tühja. Mees peab olema suurem kui tema saatus. Jaa. No nii, et ma ütlesin, et masinad on igasugused, eks ole. Vaata need seal. Vaata, need on füüsiliselt veel nii tševo. Ja. See oli silmagagi näha. Aga moraalses mõttes omadega läbi. See võib laimujutt ka olla. Laimujutt, nagu ma ise ei teaks. No need näiteks. Kasutada neid ju võib, kuid see pole rentaabel. Ei tasu ära. On uusi ja paremaid. Ja siin koloosis ei olegi paremaid. No, Joer, vaata see kaheprussiline, aga selle kõrval veel see Sarniirne. Ja see on šarmantsem küll. Mitte šarmantsem, vaid Sarniirne. Ja võib öelda, et on Sarniirne. Ja, see on lausa kompet. Sa oled ise ka juba kaenud või? No, kuidas muidu. Kõik oma kätega lahti võetud. Kas oli ka tegemist või läks libedasti? No nagu ikka, uus asi. Algul oli kõvasti rassimist. Pea auras otsas, aga nüüd kas või pimedas. Aga kas teised mehed kadedaks ei lähe? No, mis seal kadedaks, aga kui nad siia saabusid, siis olid kõik mehed kobaras ümber. Seda võib arvata küll, aga ise räägivad moraalist. Kuule, Joosep, ma lähen ise ka vaatan, mis linnud need niuksed on. No hea küll, mine, aga küsi enne mehanisaatorit luba. No sa issand, kas ma kurat ise mees ei ole? Traktor löödi vändast käima, anti sisse oo. Rätsep jõudis keset põldu, laagunes siis koos. Nii ruttu. Kuule, kas sulle aitaski? Aitas, Joosep. Aitas. Kas sa tead? Füüsiliselt on nad veel täitsa ehved. Saada või filmi kaamera ette. No. Aga moraalikoodeksi järgi sa püha issand. Mis pagana moraalikoodeksi? Küll on suu teistel. Eriti see Sarniirse. See ütles mulle, et tooma kõrv siia. See ütles mulle, et sinuga, ma seletan talle masinad nii, et pea on otsas märg, aga tema kiikab ehitasid, käisid minema. Ossa pühade püss. Pühade püss. Mina ajasin segi. Ajasid segi? Mina mõtlesin, et sa nendele tegid nii vägevat reklaami. Reklaami? Mis põllumees sust saab, kui sa inimesed masinatega segi ajad? Kuule, läks veidi viltu. Aga Joosep, ma lähen kohe ja teen selle lüpsimasina endale klaariks. Eks sa proovi, aga vaata, et sa ainult karjapoisist mööda pääsid. Nii kui nalja. Karjapoiss oli vanasti kuningas. Nüüd on oma poiss. Oma poiss. Oi! No. Mis ees nüüd seda tähendas? Ma sain igavese sahmaka elektrit. Ma ju hoiatasin sind. See on meie kõige tavalisem elektrikarjapoiss. Ära räägi. Ja linnas pole isegi elektridirektorisi. No hea küll, ma lähen ivakeseks lüpsjate juurde. Vaata,
vaata, Jörg, et sa seda pakki seal põõsa all käperdama ei hakka. Kus kohas? See on jõle, näe seal. Ja. See on jõle kange kiht. See oli... Pipart sulle keele peale. Ma jõle kange kiht. Vaata, kus on põõsa taha sokutanud. Virutab piltu. Teeb omale. Vaata. Mis mökin see on? See haiseb hullemini kui teer. Aga see peab ikka mingisugune väärtuslik kraam olema, kas muidu teda põõsa taha ei sokutanud. Vanarahvas ütleb küll, et kõik ei ole küll kuld, mis hiilgab, aga ega kõik ei ole veel eska, mis haiseb, nii et ega ma... No, koolivend, kas läheme lõunale või? Turtsub kui isa kass. Jörg, kuram! Mis asja? Millega su käed koos on? Sa vullaroog oled paki kallal käinud. Vasta! Mis ukse paki kallal? No jah, üksid on ka mürgiga koos. Ma ütlesin sulle ära, mine nuhkima, see on jõle kange kiht. Mürkkemikaal. See on kiht, Ära tule lähemale. No mis asja sa pikurdad? Võiksite piga mees omale, noh. Ega ma kellegi ei räägi, ütle, mis asi see on. Ma ütlen, et mürk. Teda kasutades peab kandma gaasimaski. Ära nuusuta oma käsi, loll pea. Mis asja? Tule lähemale. Jörg! Issand. Näed, juba näost valge teine. Mis ma su kuradiga peale hakkan? Ai, mulle pea uimaseks. No mis ma sulle ütlesin? No kas siin siis tohtrit ei ole? Selle aja siis, kui tohter sulle ankeeti täidab, viskas sa juba vedru välja. Ise ütlesid, et ära mine käperdama. Ma tahtsin ju näha, mis asi see on, mida ei tohi käperdada. Vaata, Jörg, direktiivide järgi tuleb pakend ja kõik muu, mis mürgiga otseselt kokku puutub, ära põletada. 200 meetrit inimestest ja loomadest eemalt. Nii et, Jörg, lähme nüüd jõe äärde. Ma pistan sulle tule otsa. Sa keri põrgu. Sul enesele tuleks tuli otsa pista. Ära karda, ega sa ära ei kau. Tuhk jääb ju järgi. Ei, mis lõbu minul sellest? Ei no sinul mitte, aga sugulastel. No ja vaata õiguse järgi tuleks küll tuhka maha matta, aga sinule kui vanale koolivennale teen eraldi. Saadan tuha sugulastele. Ise saad uhke mälestustahvli. Siin puhkab Jörg Haadnil Kiir, keemias sajandi ohver. No tule, lähe. Appi! Ära karju. Kui karjud, siis on surm kindel. Karjumine ajab mürgi verre. Karju sosinal. Appi! No mis siis nüüd saab? Raske ütelda. Kuule, kui proovis õige sind küürida Pimpsten kiviga. Jaa. Tead mis, sina mine jõe äärde, ma sõidan kodunt läbi. Issand, mina ei jõua enam kõndida. No siis mine joostes. Ma võtan kodunt Pimpsten kivi ja mõned maarohud kaasa. Ehk annab veel midagi päästa. Aga kui ma juba poole tee peal ära suren, mis siis saab? Naer, no siis jookse poole kiiremini. Noh, davai! Issand. Näha võid kõikjal, kus ainult käid, et maailm on ääreni asju täis. Ühed on halvad ja hallimad, teised on kaunid ja kallimad. Kuid kõik pole kuld, mis hiilgab, kõik pole muld, mis mustab. Kõike ei või käega katsuda, katsud ja lahti enam ei saa. Tuleb sul vastu üks kaunis neid, nii sirge ja sale kui kastehein. Silmadega sind hullutab, kuidas küll teda sa kallistaks. Kuid kõik pole kuld, mis hiilgab, kõik pole muld, mis mustab. Kõike ei või käega katsuda, katsud ja lahti enam ei saa. Katsud ja lahti enam ei
Joosep, No, kui ma veel kaua pean siin ennast nühkima, siis ma lähen varsti niikuinii hingusele. nii, aga nii, siis lähed aeglasemalt. Jõr, jäägu see sulle eluks ajaks meelde. Ära puutu võõras kraami, võid tõve külge saada. Said aru? Sain küll. No hea küll, kui oled aru saanud, siis täna Jumalat ja kobi välja. Sinu palvet on kuulda võetud, sa jääd elama. Et ei tuuleks tõbe paha, trallalallalla, rätseb nühkis naama, trillalillalla. Keeras puntra, astus bussi, trallalillalla, tellis endalt toasussi, trimparillalla. Jõr, kus sa jäid nüüd? Jõr! Joosep, nuusuta. Nuusuta. Justkui oleks nafta. Mis? Ongi nafta. Seal natuke allpool. Seal on siis, kui paksult jookseb metsa alt välja. Jõr, kuram, sa leidsid naftaalika, hurraa! Me oleme õlikuningad, Jõr, hurraa! Ei tea, kuidas meie. Aga mina tõin ju su siia. Ega sa siis oma vana koolivenda ei unustanud. Kas sa tead, et sina ära muutu familiaarseks? Vaata, nii palju sa saad. Jõr, kuram. Ja vaata, nüüd on Jork kuram. Nüüd, kus Jork saab rahadega mehed, siis kleebib külge. Sa issand. Missugune lõhna. Just nagu 60-rublane Prantsuse lõhna oli. No ja, Jõr, kahju, et ainult riik paneb naftale käpa peale. Vaata, riigi maa, riigi nafta. Joosep, sa ära kellele kinga. Veame siit naftat ära nii palju, kui saab. Sul ju krusad ja puha, saad aru? Seda peab veel mõtlema. Ma ei saa aru, mis siin veel mõelda. Poole saad omale, kõik. Hea küll, ütleme minugi pärast terve veerand. No las käia. Oi! Mis on? Tola, see on ju naaberkolhoosi uus tärklise vabrikusse õli tuleb ja mina loll juba rõõmustasin. Oi kurat, sisse kukkusime. Issand. No kas sa siis seda kohe ei teadnud? Näed, skleroos. Aga Jõr, sa võid selle nafta pealt teenida ikkagi. Kuidas? Vaata, vabriku direktor maksab iga aasta selle sodi jõkke laskmise eest kõva trahvi. Tee temaga kaupa. Ma ei saa aru, mis kaupa? Businessi. Vaata, tema laseb sodi jõkke, aga sina korjad selle totsikuga välja ja paned raha tasku. Noh, hea kindel ots. See on küll. Tema sodi jõkke ja mina totsiku tasku. Kuule, seda tuleb kaaluda. No näed. Oi, Joosep. Mis on? Joosep, kala. Kus? Näed, jões ujub. Oota, ma kohe. Sa näed, imed. Ja kohe selline ujumise teine selgeks õppinud. Jõr, kuule, viska siia. Sa näed, kui ilus särg mu. Õlilõhtisel juures ja puha. Täitsa pool vabrikaat. Kuule, Jõr, seal on üks teine ka veel. Kuule, ära seda käest ära lase. Jõr, viska siia, võta kinni, noh. Kus ma lasen? Seal juba täitsa uus sortiment. Forell petrooleumist. See on, kas tead? Mis asja? Kas sa tead? Sina oled jälle sigapintsakus. Tead kõik, aga tudu. Need on ju surnud. Surnud? Kulla mees, no küsi, kellelt tahad. 3 aastat tagasi lasti siia jõkke 500 000 vääriskalamaimu. Lennukiga toodi Kaug-Idast kohale. Lasti orkestriga pidulikult ujuma. Nad nüüd on teised selile ujumisi selgeks õppinud. Kuule, peaks teatama, võib-olla võetakse orkestriga teised välja ka. Kus see orkester siis jälle, mis sa õiendad? Tärklise vabriku isetegevuslased vastastiku abistamise korras, noh. Oist. No mis sa nüüd leidsid? Kurat, ma
astusin asja sisse. No, tule ära. No mis sa tammud võõra asja peal? Siin on mingi telklaager olnud. Inimesed on käinud loodust nautimas. Terve metsaalun on igasugust laiatarbekaupa täis. Vanu särke, pükse, muna, koori, siletid, eri. Isegi pool žurnaali Eesti loodusest oli järele jäetud. Joosep. Kas pole tore olla looduse rüpes ja kaine peaga? Kas pole üldse tore elada ilma alkoholita? On küll. Eriti hea on teisel päeval. Pole peavalu ega kedagi. Ei, aga ütle, Jüri, miks inimesed üldse joovad? Miks inimesed joovad, jah? Vaata, eks ikka vist naiste pärast. Vaat see on õigus. Elad naisega hästi, jood rõõmu pärast. Elad halvasti, jood mure pärast. Nüüd ma tean, miks sul naist ei ole. Mina ei taha juua selle pärast. Just. No hea küll, Jüri. Vaata, Pimpsteniga sind juba ravisime. Nüüd tõmbame veidi maarohtu otsa ka. No, tõmbame pudeli. Krutime lahti. Jüri, oot ma valan sisse. No nii, prosit. Elagu rahvameditsiin. Noh, läks. Küll on kole, jah? Esimene laps on ikka kole, see on õige. Aga kui see alla läheb, siis on asi korras. Vaata, siis on loodud kohe otseühendus rahakoti ja kohaliku kaupluse vahel. Kaldal istub kalamees ja surnud särg on lainetes. Mees ise aga siihib sala, konservi karbist kala. Mees ise aga siihib sala, konservi karbist kala. Kuule, sa oled kui päris luuletaja. No, luule on mul väga kasi, siis küll luuletan kui masin. Kokkaraamat koju toodi, värske auk seal Poola moodi. Külalistel pakkusin ja trükki musta lakkusin. Prasid jälle. Jüri, mis me siin kalast laulame? Vaata, see on ju jahimeeste jook. Loe, jahimehe kibe. No muidugi selge, miks kõik kalad surnud olid. Solvusid, meil vale jook kaasas. Ja me oleks pidanud jõest hoopis põtru püüdma. Õige. Vaata, viina erisortament on jõle nigel. Ainult jahimeestel ja piisoniküttidel oma joogi. Sveraboi või loomatapja. Sveraboi, see on kuradi hirmus, kas sa tead? Kuule, liiklemisrahval pole ühtegi marki. Ei ole. No kus on näiteks sohveri kiusatus? Ei ole. Või inspektori rõõm? Ei ole. No ja nii need sohverid kihutavadki vale sakk peas kraavi. Õigus. Ja vaata, kergemaid, kangemaid jook on ka kuradima vähe. On vähe küll. Vaata, koduperenasse jaoks peaks olema üks kristallköömel. Mis sa kurdad? See on vakt. Ja kui nad siis tippkoormuse all poes on, siis viskavad kähku paarsada seda palsamit sisse ja seisavadki rahulikult sabas. Ei kurda ega kedagi. See võtab närvi tuimaks. Õigus. No aga mis siis õppiv noorsugu peab tegema? Kuule, nende joogil peaks olema ikka mingi õpetlik nimetus. No ütleme, näiteks punts topelt ei kärise. Las põrutavad seda, ei tiku vähemalt viina kallale. Täitsa õige. Aga Jüri, aga ütle, millega siis eelkooliealised oma sünnipäeva peavad? Eks ikka mõne kergema joogiga. Ütleme, 20-kraadiline roosana lihka emakuku. Aga see läheb koos õllega. Mine naer lapsele õlut. No see mätsib paremini, saad ära. Soo selge. Aga Jüri, no aga kus on siis rätsepate ja moemeeste joog? Noh, ülikonna liigud. Sveraboi käänab
kunde 4 käpuke nagu jahikoera. Tal pole vaba kätt ka, millega tuttavat daami tervitada. Ja, Joosep, rätsepalase joogi nimi peaks olema, ma ütlen, viske kümmel. Mis asi, viski kümmel? See pole mingi erijook. Ei, viske kümmel, see on lühend lausest viska kähku kümneline. Saad aru? Mis on äärad? Vaata, see on nüüd üldrahvalik etikett. Jõr, vaata, selle riputa kohe omale kaela. Mis asja sa irvitad? Mis sa irvitad? Mul on nahk maas, nahtab tuksist, kondid haiged. Raiskasin asjata oma kallist aega ja kuula sinu hebematus ka veel takka otsa. Ma ütlen, tead... Rahu, Jõr. Ära aja käsi külgemata. Jõr, kuula õhtaseid helinaid, rahutirtsude serenaade. Ja, rahutirtsude serenaadi. Kui sa teada tahad, siis mul pole vaja sind ega sinu sirinaadi. Mina otsin omale siit kolvoodist ühe rikka heide ja vilistan sinu peale, va? Õige mõte. Ja mina hakkan sulle kohe isameheks. Issand, sa arvad, et ma ise ei leia või? Poja. Savana. Ja, Jõr. Ma tean küll ühte. Mõdriku Kadri. Rajooni kõige eesrindlikum seatallitaja. Minu naaber. Nad mitu korda on juba minu juures käinud ikka klaanimas, et tee selle linnaärraga tuttavaks, aga mina ütlen, mis minu asjaga... Ära räägi, jah? Sellel eidel on siis maitset, mis sa? Mitte ainult maitset. Oi, kui sa teaksid, kus tal on jalad, silmad, nina, televiisor, siga, klaver, leht, vann, lambad, sikkel, rahapangas. Ühe sõnaga jumekas naine. Ära räägi, kus raha ka veel pangas või? No siis me peaksime sobima küll. No näed, kuule, tal on täna vaba päev. No mis siis? Jõr, kurat, sa pane kohe üks kiri hakkama. Ja ma lähen niikuinii koju sauna kütma, ma viskan talle üle ukse ära. Mina julge, jah? Jõr, kurat. Jõr, näe, siin on paber. Võta, näe, paber ja ümbrik on siin. Hakka peale. Mina julge, jah? No mis sa julge, Jõr, kuram. No mis kuram, mis asja sa kuramutad? Mis sa arvad, et ei pane või? Sa teada tahad, siis ma panen nii et tirtsub. Pane nii et tirtsub. Kus plehveter on? Kus on plehveter? Plehveter on siin. Võta. Säkkene, ma ütlen. Sa tead, ma panen kohe kallis lugupeetud. Ei, sa kirjuta ikka kallis tootja. Mis tootja? Sa ise ütlesid, et Kadri. No ja kirjuta kallis tootja Kadri. Ega inimene pole ainult tootja. Tema on tarbija ka, nii et mina kirjutan hoopis neiu. Vaat niimoodi. Unistan teist sellest hetkest peale, kui nägin teie õrna kuju sigalas põrsaid silitamas. Põrsaid silitamas, ole sina meheks. Ja nüüd ma panen, meie kuulume ühte. Mida arva, kuidas me kuulume? Mina panen nagu meri ja tuul. Ei, sa ära unusta tema tööala. Kirjuta ikka parem nii. Nagu pulp, praak ja kondijahu. Mis pagana pulp? See on nuumikute söödaratsioon. Kas tead, sina keri oma pulbiga? Mina kirjutan hoopis luulelise kirja. Mina panen meri ja mina panen tuul ja siis panen komaga. Ei, no kui luuleline, siis ära punktega komasid pane. Sa solgid luule ära. Teid õõguva südamega armastav ing. Sa valmis? Oda, ma kleebin. Sa vaata, et sa ilusasti ära viid. No, Jõr, vaata, kui kohtute siis, Jõr, näitad sa maatööd tunned. No, mis sa õiendad, poja? Saangi endale igaks juhuks üks tsiklikiiver ka. Tsiklikiiver? Mis pärast? No, aga äkki põrutate kohe abieluranda. Kuule, ega tea kedagi.
kuule, Jaa. kuule, Jörra, ütle, kuhu kohta sa ta kutsusid? Kuhu kohta või? Jah. Tule siia. Ei, praata. Sa otsi lolle mujalt. Sa tuled piiluma. Mine naerda. Jörg, no aga kas sa mulle välja teed? No, aga muidu, ega mina kitsi mees ei ole. Ma kutsun sind ükskord televiisoris ära jäänud saadet vaatama. No, siis ma küll ei vii. Kuule, vii, ega ma siis ei kutsu. Joosep, oota. Ma oleksin tahtnud väikese kosja viina ka ligi võtta, aga... Jäi puudu või? Jah, pudeli jäi puudu. Nii, kui sul juhtuks olema üks lahtinele 10, siis... Hakkab jube tuttav tunne. Mis sa arvad, et minul ei hakka, aga... No, aga mis sa ikka teed? Aga siis mõne rubla pärast ei saa ju teiste inimeste õnne ka untsu ajada. No ja küll, 10 ei saa. No, aga 5 ehk näpist. Olgu siis 5, kui 10 ei saa. Aga Joosep, pea siis meeles, et sa jäid mulle 5 rubla võlga. Tossa siiru-viiruline! Noh, selle rajooni Don Juanid. Siin on mees, kes läheb ja kohe minipidi vitsi. Televiisor mängima, siga lauale, kõtri kaelas ja lehm lassi ammub. See on jõukuse tundemärk. Tossa kurat. Astusin jälle asja sisse. Ma ei saa, küll need inimesed on ikka kadedad. Vaata, mitte või teisi inimese õnne pealt näha, ikka peavad selle täis tegema. Sind ootan ma ja kärsitu mulle, sa ära viivita, sind ootan veel ja veel. Nii uimastavalt lõhnab ristik hein ja õhtu otsib õnne sireleist. Mu südames on suvepäeva soojus, sa ootama ja siis, kui päike loojub. Need jaaniööd on nii väledad ja valged, vaid ainult hetkeks saabub hämari. Näe metsa taga kaugel polgest polge, ju kokku saavad koid ja hämari. Need jaaniööd on nii väledad ja valged, vaid ainult hetkeks saabub hämari. Näe metsa taga kaugel polgest polge, ju kokku saavad koid ja hämari. Ei ole aastas kuigi palju öid, mil otsida võib sõna jalaõid. Su juustest õhkub suvepäeva soojus, sa ära viivita, kui päike loojub. Need jaaniööd on nii väledad ja valged, vaid ainult hetkeks saabub hämari. Näe metsa taga kaugel polgest polge, ju kokku saavad koid ja hämari. Näe metsa taga kaugel polgest polge, ju kokku saavad koid ja hämari. Sind ootan ma ja kärsitune, sa ära viivita, sind ootan veel ja veel. Küll on kuum saun. Kas sa näed, juba ehal käia leegibki tulla. Ma selle Kadri tegemise paruka ja mantli peidanud, mis ta siia? Oi, Roosmarii, I love you. Mis
hullus sa mulle kaela saatsid? Ma ütlesin, et ta on hull su järel. See pole naine. See on Taltsi Jaan. Vai, missukene mina välja näen. Sa püha arm, vaata, kus ta on alles sind kallistanud. Oi, Jörg, küll sinul vedas, mine või armu kadedaks. Ta tegi siusitsut. See pole siusitsu, vaid temperament. Oi, sa oled õnneseen, Jörg. Ta võttis mu peakaenlasse ja pigistas. Vaat nii. Võttis peakaenlasse ja juba esimesel kohtumisel. Ja sina, vaene Joosep, oled seda aasta otsa oodanud. Ta tahtis mind ära tappa, aga sa saad ükskord aru või ei saa? Miks ei saa? Meeleta armastuse pärast on ennemgi tapetud. Sa ise ütlesid ju linnas, et tugev armastus on just kui surm. Ta tuli mulle lihtsalt kallale, nii kui puurija. No aga miks sa siis ei kaitsnud ennast? Eks sa andnud vastu? Sul hea öelda, andnud vastu. Praegu ei tohi isegi oma naist peksta. Aetakse kohe pea paljaks. See on küll jube määrus. Vaata, sa võtad omale naise, ta on sulle kõige kallim maailmas, aga sa ei tohi isegi palgapäeval talle silma siniseks lüüa. Jah, muidu ma oleks teda nii pigistanud, et... Su vaene süütu, Kadri. Oh, või süütu. Kas sa tead, mis see Kadri sinu kohta rääkis? No. Sa oled üks igavene vurle, suli, varas. Vaat, kes sa oled. Tõsi või? Jah, üks viimane inimese vari. Ta on sind oma juurest koera piitsaga minema ajanud. Oi õnne, ta on siis ju hoopis minusse armunud ja mina, vana tola, ei võinud seda aimatagi. Jörg, tead, sa käi saunas ära, viska leili, vihtle, siis oled nagu uuesti sündinud. Sinu saunas võib surra, aga mitte sündida. Kas sa näed, Kadri vehib siia pole tulla? Aga ta otsib muidugi sind. Oi, sa issand, ära sa kuradid siia sisse lase. Ei no kust mina, nõrk mees, seda nüüd takistada saan. Ma kaun lavale. Ütle, et mind pole siin. Ei, ära riietes mine, võta riidest lahti, no ta tuleb muidu järele. Võta alasti, küll ma viskan leili kedagi, noh. Issand. Ja kohe, seltsimees Kadri. Tervist. Kas Jörg Haadner Kiir on siin? Ei, ma ei ole teda näinudki. Kus see punapeaga petis võiks olla? Kuidas te räägite, Leiu Kadri? See on ju kõige ontlikum härra. See vurle kutsus mind kohtamisele ja ise jooksis minema, jättis mu maha. Ei või olla, Jörg Haadnil ei jäta ühtegi naist maha, olgu tal neid või 100. Issand, 100! Ta on kaabakas. Jörg on džentelmen, minu sõber. Aga sõber räägib, et teie olete igavene masuurikas ja hobusevaras. See on vale. Käige välja, Neiu Kadri. Joosep. Jaa. Kas läks ära? Ei, ära tule passipukse juures. Mida enam ei jõua. Mul juba tagant kõik kõrbeb. No kui tahad üleni kõrbeda, siis tule välja. No Neiu Kadri, no mis te ilmaasjata ootate? Jörg on rõõmust keeletu ja ootab teid kusagil messaserval. Valetate! No kust mina valetan, ta ise ju ütles nii. Joosep. Sina olidki see Kadri. Joosep. Ma su kuradi tapan. Heal ei tohi kurjaga tasuda. Heale. Hea, et mul veel hing sisse jäi. Ma kaeban juhatusse. Ma annan su kohtusse. Petis suli diversant, kui ma kaeban. Kas sa näed, Leil on mõjunud sulle päris hästi. Juba lased prantsuse keelte, mis vuliseb. Mina ei saa mõhkugi aru. Või ei saa aru. Mis sa siin stimuleerid? Tahtsid mind ära mürgitada, siis lasid mul naha maha õõruda, siis peksid mind võõra nime all metsaserval läbi.
ja nüüd tahtsid veel ära ka küpsetada. Sa vaata, kuidas ma välja näen. Väljanägemine ei ole inimesel tähtis. Tähtis on hing ja see on sul veel alles. Ole uhke, Jörg. Sa oled momendil rajooni kõige visama hingega vurle. Sa veel tiutad ka. Vaata, homme hommikul oled sa kolhoosi esimehe juures, kuulsid? Ja võtta kohe kuivikud ka kaasa. Saad endale kohe importkardinad. See on õnn, et sina ka seal oled. Siis saame kohe 2 komplekti hoovi tõmmata. Tead, import läheb igal pool. Sa ära keeruta. Homme on sul asjad ühel pool. Alles homme. Pikk öö veel ees oodata. Ja mis siin siis nii pikka on? Sa jätta oma Kadriga jumalaga ja tee oma testament valmis. Vaat see on õige, Jörg. Ja ega ma oma vana koolivenda ka ei unusta. Vaata, sulle ma pärandan need 30 rubla, mis sa mulle linnas laenasid. Ja uue ülikonna, mida sa valmis pole jõudnud teha. Ja siis veel paar... Ära tule! Mina sinu pärandust ei taha, mina elan oma käe peal ära. Aga ma panen siit veel paari käega ivakeseks juurde. Ära tule! Appi tapetakse elusat inimest, appi, ära tule! Loomulikult, kui juba surnud, mis siis enam tappa on? Appi, otsa hitkand, appi! Siis kui õhtu saabub ja ükski töö ei laabu, väsimusest valutavad piht ja pea. Ära mõtle kaua, vaid pesu pista pauna ja sauna poole kähku sa sammud sead. Ära mõtle kaua, vaid pesu pista pauna ja sauna poole kähku sa sammud sead. Kappaga üks kahmakas ja kerisele sahmakas, pahisedest leili sabalakelle. Mehe moodi pihte ja pihaga ennuhte, ikka alla ja ülespoole veel. Mehe moodi pihte ja pihaga ennuhte, ikka alla ja ülespoole veel. Pärast leidituuri sa hoolega end küüri, vähemalt sind väljaspoolt teeb puhtaks see. Käsi pesed jalga ja sõber pesed selga, saunast astub välja hoopis teine mees. Käsi pesed jalga ja sõber pesed selga, saunast astub välja hoopis teine mees. Anonüümne kiri. Üks kolhoosikorra sõber. Ja selle on tal nüüd eile õhtul suure valuga kokku sirgeldanud. Kus sa näed, vaata, ise vehib ka juba siiapoole tulla. Kus esimees on? Uks on kinni. Sa saad kurdiks jäänud või? Mis asja sa ehmatad? Ma küsin, kus esimees on? Kantseleis öeldi, et ta siin kuskil peab olema. Eks ta siis kuskil olegi. Vaata, kuskil. Kuskil saad täna sina niisuguse sauna, et vaat sulle kuskil. Oi, Jörg, mis see saun enam loeb? Joosep Toots on omadega niikuinii läbi. Aga muidugi. Näe, milline kiri saadeti kolhoosi. Mis asja? Kõik mu nurjatud tembud on tulnud päevavalgele. Kuule, Joosep Toots on vana kulak, joodik ja varas. Kõrvaldab kolhoosi laost salaja kangeid kemikaalikaid, et kolhoosi karja ära kihtitada. Üks kolhoosikorra sõber. No, mis sa kostad? No, mis asja mina kostan? Näed, teised inimesed saavad ka juba aru, missugune vurli ja kaabakas sina oled. Aga vaata, seda nemad veel ei tea, et sina esined võõraste nimed all. Aga sa tead, kuidas neid inimesi hüütakse? Sa tead, need ei ole lihtsad sandid, need on kiiversandid. Mulla Jörg Kooliven, tule kaitse mind seltsimeliku kohtu ees. Mina? Sa oled koerapööri roktu söönud või? Mina peaksin hakkama tõtt salgama ühte petti kaitsma, ma ei mõtleks seda teha. Jörg, kullasõber, pea üks hea kaitsekõne maha, nagu sa putasassile pidasid. Paned kõik kolhooseided nutma ja päästabki vaese Joosep Tootsi oma vana kalli koolivenna. Vana koolivenna?
üks vana võllaroog oled, sa vaat, kes sa oled. No jah, aga ega see kaitsekõne üksi ei päästagi. Inimesed on ju öelad. Vaata, kuula, missugune hirmus artikkel on ajalehes ära trükitud. Ära räägi. Kuula, näed, mis siia on kirjutatud. Joosep Toots langeb moraalselt järjest madalamale tölpluse rappa. Näed, rappa, sa sant ja veel rabas ka. Viimastel päevadel jõlgub Toots tööajal ringi ühe linnast plehku pannud parasiidiga. Põruta. Kellegi endise rätsepa selliga, Jorhaadu kiirega. Aadu selliga? Kes elab Tootsi tölplase tiiva all, peab kolhoosiklubis oma individuaalsiga, petab kolhoosinaistelt kleideõmblemise avanssi. Issand. Laseb sigalas põrsad ära magada ja õhutab Tootsi kolhoosi vara raiskama. Issand, kuidas paletavad. Kui õelad võivad olla inimesed. No näed, ma saan aru, kui veel minust niimoodi kirjutatakse, aga sinu ausa ja ülla inimese kohta selline alatu artikkel. Issand, Joosep, sa kaitse mind, kooli venda. Sa ju tunned mind läbi ja läbi. Kuidas mina sind kaitsda saan? Ma ise igavesti ära teotatud inimene. Ei ole, see on vale, mina tõendan. No Joosep, aitame teineteist. Me oleme ju omad poisid. Oleme mõlemad täis tehtud poisid. Kurat, veel täis tehtud ka. Joosep, sa räägi oma esimees uimaseks. Sa ju tunned teda. Oi, esimees kuram on kibe ja karm mees. Kibe ja karm. Aga Joosep, kas ei saaks selle esimehele enesele käänata? Saad aru? Siin kolhoosis on ju kõik lohakil. Isegi vikati tagavara osa pole saada. Ei, raske. Aga tead, mis Joosep, tead, Reime 2 peale ühe käreda kirja, et esimees ramp aeleb kuurordis filmitiivadega ja saad aru, vaata siis tuleb leht ja vaat niisamad. Mis asja? Siin lehes ei ole ju mitte midagi niisugust kirjutatud. Oi, Joosep, sa ajasid udu. Joosep, mina lühen sinu piluks. Mina kustutan sinu ära. Poisid, esimees on minu koolivend. Või see tähendab, et minu koolivend on esimees. Joosep Toots. Õlles Jumal. Taevas Jumal. Ja kolhoosis üks õige esimees. Oli aeg, kui külas veel selge polnud siht ja kore söödaks punikul ees paljas ka see viht. Polnud õiget peremeest, puudus põlluramm. Nüüd on sihid selgemad, pikenenud samm. Esimees on meil marumees, igas töös kaasa lööb, sõnu ta ei söö. Rahvamees, viskab napsu nalja, suleb ja ka suunaja, viskab välja. Kesik kõhnaks sulus jäi, kord kui luua konts. Maa lapsi linna meelitas koolkohvik kõrge konts. Polnud õiget peremees, puudus põlluramm. Nüüd on sihid selgemad, pikenenud samm. Hei! Esimees on meil marumees, igas töös kaasa lööb, sõnu ta ei söö. Rahvamees, viskab napsu nalja, viskab välja need, kes meil varjateks on tee.